Tere, head Paide gümnaasiumi õpilased ja koolipere! 2 aastat Paide gümnaasiumis on saanud linnulennul mööda ja oli tõepoolest väga tore ja kogemuste rikas periood. Mulle jäävad alati meelde Paide gümnaasiumi sõbralikud õpilased ja toetavad kolleegid ja üldse selline toetav keskkond. Ma loodan, et ka järgnevad aastad on Paide gümnaasiumile lihtsad ja õpetlikud ja üheskoos suudetakse viia kool veelgi kõrgemale tasemele. Armas koolipere, suvi on kohe algamas, vaheaeg on kohe algamas, soovin priimadele edukaid lõpueksameid ja edukat sissesaamist, kuhu iganes te tahate minna, tarku valikuid teile ja kõigile soovin väga ägedat suve. Et sügisel mõtleksite, et see oli ka meeldejääv suvi, laadige akusid, soovin teile romantikat, soovin teile ilusaid hetki, soovin teile põnevaid seiklusi, kuid proovige uusi asju, kuid proovige neid ikkagi seaduse piires. Ärge hüppake tundmatus kohas vette, me tahame teid kõiki tervena ja rõõmsana sügisel jälle näha. Ja muidugi minge metsa. Ja ongi kooliaasta lõppenud. Seda kooliaastat jäävad meenutama päris paljud sündmused, millest mul erksamalt ja kirkamalt on meeles meie kirikus toimunud koorilaul. Ääretult sügava mulje jättis. Aga ka spordivõistlused, millest võib-olla Koogikorv on juba varem tuntud, aga sellel aastal sai ka korraldatud riigigümnaasiumitele oma võrkpalliturniir, millest me loodame saavad uued traditsioonid. Sellel aastal loomulikult võit jäi Paidesse. Aga õpetajatega mängisime ka õpilastele ja suurt kaotust küll talusime, aga põnev oli ka sellegi poolest. Palju sündmusi toimus veel ja paljud sündmused jäid toimumata, sest ühel hetkel ju tabas meie maailma probleem nimega viirus ja kõik koolid, sealhulgas ka Paide gümnaasium, pidi jätkama oma õppetööd distantsõppega. Aga see, mis algul tundus, et on mure ja võtab võimalused ära, tegelikkuses ehk pakkus nii õpilastele kui ka õpetajatele hoopis uusi võimalusi õppimiseks, mida koolipink tavamõttes ei oleks kunagile võimaldanud. Ja ka teistes õppetöövälistes tegevustes avastasime hoopis uue võimaluse ja tõime Facebooki vahendusel meie enda ette ja teiste inimeste ette PG-loome, kus siis mitmed õpilased ja ka õpetajad said võimaluse oma laulmisoskust demonstreerida. Ääretult positiivset tagasisidet saanud üritus. Aga see oli see aasta. Kui vaadata pisut tulevikku, siis põnevaid asju on tegelikult rohkem ees ootamas, kui on toimunud. See, miks me täna siin seisame, on hästi lihtne põhjus. Minu selja taga on meie tuleviku koolimaja. Ja kõikidele skeptikutele nüüd tänasest päevast teadmiseks, et kopp on maasse löödud. Jah, hetkel küll toimuvad muinsuskaitse väljakaevamised, aga sügisest juba päris hoone ehitus hakkab käima. Sellel aastal me sinna hoonesse sisse ei saa, aga juba aasta pärast septembris on meie tulevastel sisseastujatel, tänastel tertsiatel 10. klassil ja ka selle aasta sisseastujatel võimalus juba oma koolis jätkata päris Paide gümnaasiumi kodus. Aga ega üks asi on ehitus. Paide gümnaasium tegelikult on ju oma sisu mõttes valmis. Järva teataja küsis pisut sarkastiliselt ehk, et kas Paide gümnaasium on paat või on suur laev. Kindlasti ta on laev ja suurte laevade vette laskmisel on alati tema ümber tekkinud lainetus ja sees olles on pisut kõikumistunde. Tänaseks oleme kohas, kus see kõikumine on lõppenud ja me võime nüüd järgmistest aastatest tegeleda detailidega. Me sõidame ja liigume kindlalt edasi ja üheskoos teeme parimat kooli meie õpilastele. Selleks aastaks ütlen suured tänud meie õpilastele. Ääretult vahva on olnud teiega koos töötada, sest teie oletegi need, kelle pärast me tegelikult siin olemas oleme. Aitäh õpetajatele. See töö, mida te olete viimased kuud just eriti teinud, kus koormused lakke lendasid, siis ja tänased kõik kestavad, on olnud tohutu. Ja aitäh teile, head lapsevanemad, head partnerid, et olete meiega olnud, olete usaldanud ja toetanud. Ilusat suvevaheaega teile kõik.